Harva juhtub nii, et jutlus on ennem olemas, kui jutluse võimalust pakutakse ja seekord kuidagi niimoodi oli, kui Mirjam ütles, et kas sa tahaksid, siis ma ütlesin, et tahan küll jah, et mul on juba jutlus tegelikult nagu valmis. Jumal oli ammu kõnetanud ja vahel on elus hetki, kus oled sellises olukorras, et jõuad ealistest iseärasustest sellisesse hetke, kus sa korraks seisatad ja vaatad tagasi. Kes tähelepanelikult kuulab, saab lõpuks aru, millest jutt käib. Aga see sõna, mis Jumal andis, on Joosua 4:4-7. Ma ei hakka seda praegu ette lugema, aga ma seletan seda hästi lihtsalt ära. Kui Iisraeli rahvas läks Egiptusest läbi Punase mere, siis Jumal ütles, võtke Punase mere keskelt, siis kui vesi oli laiali läinud, võtke 12 kivi ja olgu need teile mälestuseks sellest, et ma tegin ime. Võtke see ja meenutage seda ise ja meenutage seda oma lastele ja oma lastele, et ma tegin imet teie elus. Ja ma arvan, et need kivid on sellised meie elu imed, mida me peaksime endaga kaasas kandma. Ja teate, ma võtsin koduaiast ühe kivi kaasa. Ja ma soovitan sulle täna, kui sa siit lähed, kui sa lähed randa või lähed kuhugile jalutama ja mine võta üks kivi, pane see väike kivi omale kas kotti või pane koju riiuli peale ja varsti saad teada, miks. Sellepärast, et me peame meenutama neid hetki, mida Jumal on imedena meie eludes teinud. Sõbrad, me läheme läbi keerulistest aegadest, lihtsamaks ei lähe. Ma julges küll öelda, et elu meie ümber läheb veel raskemaks, veel keerulisemaks, aga Jumal tuleb aina rohkem lähemale. Ja sellel hetkel, kui sa oled täiesti seal põhjas, sinu ümber on kas lein või mingi raskus, siis tuleb võtta välja see kivi ja meenutada, et Jumal eelmine kord aitas ja tõi meid välja. Me tahaksime, et meie elus raskuseid ei oleks. Aga mina ei tea, kuidas sinuga on, võib-olla sul on kõik teistmoodi. Minu elus ikkagi on niimoodi, et raskused tulevad, aga Jumal tõmbab sealt välja. Ja minu kogemus on see, et Jumal tõmbab välja. Elikkä mä tulkan vähän teille suomalaiset. Elikkä kui Iisraelin kansa meni Egyptistä ulos, siis meni Punaisesta merestä läbi. Ja sieltä Herra sanoi neille, että kun te olette siellä Punaisen meren keskellä, sitten pysähtekö ja ottakaa sieltä kiviä mukaan. 12 kiviä pidi ottaa mukaan sieltä. Ja se oli sen takia, että sä muistasit myöhemmin, että Herra teki ihmen sun elämässä. Ja need olid need kivid, mitä Iisraelin kansa otti mukaan. Ja mä kerron nyt viroksi muutama tarina oma elämästä, mutta mä tulkan teille viimeisen tarinan. Lupan, että tulkan teille viimeisen tarinan. Ma räägin, mul oli neid lugusid palju, aga aeg on läinud, ma ei hakka siin kuumaga ja lapsi kinni hoidma, aga ma võtsin ühe kõige huvitavama ploki. Ja kui sa kuulad neid minu lugusid, siis mõtle, mis on sinu need kivid, mille eest sa oled tänulik. Kui sa täna lähed ja omal kuskilt ühe kivi kaasa võtad ja kas kotti paned või riiuli peale paned, mis on see sinu tänu põhjus. Ja vaata, kui palju sa neid saad. Ma arvan, et vahel võib kividest otsa saada, kui sa päriselt hakkad mõtlema, kuidas Jumal on aidanud. Ja ma valisin selle kõige huvitavama ploki, see on vanaisa plokk. Ja mul on hästi hea meel, et mul üks tütar ja väimees 3 lapsega on siin ka, üks väike tibu magab siin, teised on kuskil kõrval. Ja esimene lugu sellest kivi, mida ma kannan kaasas, oli kõige esimene lapselaps Sebastian, kes sündis 25. nädalal, kaaludes 888 grammi ja olles 33 senti pikk. Ja võt need on nüüd need lood, kus meie võib-olla vanematena ja vanavanematena oleks valmis tegema mida iganes, aga tegelikult me saame aru, et me ei saa mitte midagi teha. Kõik on Jumala käes, ainuke asi, mida me saame teha, on see, et palvetada ja nii nagu sa Erki ka oled öelnud, et kui see Tartus juhtus, tütar oli Tartus Lõuna-Eestis tööl ja see juhtus seal 25. nädalal, kui ta ei oleks pidanud üldse juhtuma, siis ka kui Erkiga sõitis Tartu poole, hüüdis Jumala poole, et lihtsalt palvetad ja kisendad, samuti mina ise ka. Meie pereme lähedased ja väga paljud palvetasid,
oli üks väga pikk ja suur maraton ja see poiss täna tegelikult jookseb siin, saab varsti 7-aastaseks, on terve ja tubli. Tema lugu on Instagramis S-Toming, on dokumenteerituna fotodena, kuidas ta tuli ja kasvas ja jumal ta välja tõi sellest. Nii et see on minu elu üks kivi, mida ma võtan välja ja ütlen tänu Jumalale. Tänu Jumalale see Jumal toob läbi. Teise tütre lugu. 22. nädalal korraga emaka kael hakkas avanema ja oli avanemine juba seal 1 sentimeeter. Ja kui mu tütar küsis arsti käest, et kas on mingi võimalus, et veel nagu tagasi läheb kuidagi, siis arst ütles, see on ühesuunaline. Ma arvan, et doktorid kinnitavad seda, et see on üldiselt ühesuunaline tegevus, kui algab, siis ta lõpuni läheb. Tagasi ei lähe. Aga ja 22 nädal on selline, kus üldiselt ellujäämisvõimalus on väike või siis on väga suured komplikatsioonid. Ometi palve peale ja paljud sõbrad palvetasid jälle ja see emakas tõmbas tagasi niimoodi, et sai panna peale õmblused. Arstid ütlesid, igal juhul ta sünnib enneaegsena. Neil oli õigus, ta sündis 5 tundi enneaegsena. Ehk 5 tundi ennem südaööd oleks ta läinud üle süda, oleks olnud juba õigeaegne. Nagu mu tütar ütleb, et Jumal säilitas arstide näo samamoodi. Ja ma olen väga tänulik ja me oleme tänulikud arstidele, kes teevad oma tööd, aga nende võimed lõpevad kuskil. Ja seal on see, kus tuleb võtta välja see kivi ja öelda tänu Jumalale. Eelmine kord sa aitasid, seekord sa aitad ka. 3. lapselaps oli, mul on neid 5 muidugi kokku, nii et kõik ei jõuagi rääkida. Aga 19. nädalal läks tütar haiglasse, tal olid juba õmblused peal, kuna oli riskirasedus ja oli taas avatus 19. nädalal ehk ellujäämise võimalus ei ole ja lootekott oli osaliselt ka juba väljas. Ja võt nüüd me elame ajas, kus kahjuks Eestis tahab valitseda surmakultuur ja väga kergekäeliselt lastakse ja tahetakse lõpetada elusid ja minna selle väikeste elude kallale. Ja paljude nende lugude juures on see, et kui meie pered ei oleks võidelnud selle eest, et need lapsed jääksid ellu, siis neid täna ei oleks. Ja me kristlaste peame astuma vastu sellele surmakultuurile, see peab lõppema Eestist. Iga elu on väärt, iga elu eest tuleb seista, iga elu eest Jumal on andnud ja Jumal kannab läbi. Ja need on need kivid, mida me võtame välja, ütleme, sa aitasid eelmine kord ja sa aitad meid seekord ka. Sellepärast me peame need kivisi kandma ja kaasa võtma üksteisega. Lugu oli siis niimoodi, et oli 24, ja ta pandi pikali režiimile haiglas. See oli siis 19. nädal ja kuni siis 20. nädalani vist või 22 oli mälu järgi see, kus tohib nagu Eestis aborti teha. Ma võin nüüd eksida, ma ei kontrollinud üle, vist oli 22. Ja sinnamaani survestati kogu aeg nagu, et laseme ära tulla, las ta läheb, teil on veel üks laps olemas. See oli meeletu press. Mitmel korral sellel ajal, ja siis oli veel üks lugu oli selle juures veel see, et tütar oli saanud vahetult ennem seda borrelioosi diagnoosi ja ta ütles Jumalale, et nüüd sa Jumal oled küll ennast nurka mängin. Milleks seda siia veel vaja oli? Talle pandi antibiootikumid peale ja kogu selle protsessi keskel seal, kui taheti lasta tal nagu ära tulla, tal anti mingid ravimeid ja nad arstid tahtsid selle ravimi pealt ära võtta, et see laps võiks nagu ära tulla, nagu aborteeruda. Aga nad ei saanud võtta selle pärast, et see ravim ravis ka seda borrelioosi. See oli ainukene põhjus, miks nad ei saanud seda ära võtta. Nii et Jumal ei mängi ennast nurka isegi sellistes olukordades, vaid isegi vahel borrelioos võib päästa elu. On selliseid olukordi. Oli 5 nädalat voodirežiimil ja sellel ajal vähemalt 2 korral ta ööse helistas mulle, oli kogu aeg telefon juures ja ütles,
isa, tead, nüüd ei ole midagi teha, nüüd tuleb ära. Me palvetasime, kisundasime. Ja hommikul ma ei julgenud telefoni võtta. Ma arvasin, et seal võib olla surmateade. Aga ei olnud. Jumal tõi jälle välja ja jälle välja ja jälle välja. Neid kordi oli palju. Ja oli 31. 24. nädal. See oli teisipäeva hommik. Meeste hommik siin. Ja tütar helistab hommiku, et isa, nüüd on niimoodi, et nüüd on minek, et nüüd on sünnitusele minek, nüüd ei ole midagi teha, hakati teda sünnituseks ette valmistama. Me tulime siia meeste hommikule, me palvetasime veel siin ja siis mul rohkem infot ei olnud, ma ei teadnud, mis saab. Ja ma sõitsin siit linna, oli 24. nädal, oli teoreetiliselt võimalus äkki ellu jääda, ehk tõsi küll komplikatsioonidega. Ma sõitsin siit linna, ma olin Raua tänaval, kui tütar helistab. Ma sõitsin just sealt haiglast mööda, mõtlesin, et ei tea, kuidas neil seal on, ei tahtnud ju helistada ka. Helistab, ütleb, isa, kas sa tead, mis juhtus? Ja esimene uskliku reaktsioon on see, et kas ta suri ära. Nii usklikud me siis oleme, või mina. Ja tütar ütleb ei. Ta oli nii, et ta läks sinna sünnituslauale, teda ultraga kontrolliti ja emakas oli sulgunud, emakakott oli tagasi sisse läinud ja rasedus kestis edasi. Arstid kutsuti kohale, kes olid esimesed läbivaatused teinud ja vaatasid, ütlesid, et see on tõesti niimoodi. Alguses nad ütlesid, et see on ime, pärast nad leidsid meditsiinilisi seletusi muidugi, kuidas see juhtus. Aga lõpptulemus oli see, et see Loretta sai olla ema kõhus 31. nädalani, sündis küll enneaegsena, aga täiesti terve ja tubli tüdruk. Järjekordselt surmakultuur oleks viinud ta ära, kui ei oleks võideldud selle elu eest. Aga see oli jälle see kivi ja vaata, kui sul on need vanad eelmised kivid on alles ja sa tead, et Jumal eelmine kord kuulis ja siis sa esitad endale hästi lihtsa küsimuse, et kui Jumal eelmine kord kuulis, kas ta nüüd on jäänud kurdiks? Kas ta kõrvakuulmine on jäänud nõrgemaks? Kas ta silma nägemine on jäänud nõrgemaks? Ja sa lihtsalt rahulikult vastad endale, ei ole. Ta kuuleb, kuigi on tunne, et ta ei kuule. Aga ta tuleb omal ajal, ta ei jää hiljaks. Ja selle väikese tibu, kes istub seal mu väimes üles praegu, Ester Elisabeth oli 4-kuune, kui ta oli Tartus ja südameoperatsioonil, korralisel südameoperatsioonil ja mul oli võimalus olla väike hetk ta juures seal. Ma käisin sealt, ta oli operatsioonil, lahtisel südameoperatsioonil ja ma olin seal koridoris intensiivravi osakonna juures, palati ees ja üks naine kõnetab mind seal ja küsib, et kas sa oled Ester Elisabethi vanaisa Vaido, ma ütlesin, olen, ta oli mu nägu näinud telesaatest ja ta oli juba jälginud sellest ajast, kui esimene lapselaps Tartus sündis, tema sotsiaalmeediat ja siis ta ütles midagi, mis mind rabas. Ma läksin kabinet või sinna palatisse ja ma nutsin. Ta ütles, et tead, et ma olen Tartu Pauluse kogudusest ja mina olen see inimene, kes alati need patsiendid, kes opile lähevad, lükkab sinna kanderaamil sinna opisaali. Ja ma iga kord palvetan nende eest ja ma iga kord teen ristimärgi ja samuti tegin ma täna hommikul selle väikese tibu eest. Ja tead, me eelmisel päeval, eile õhtu, me palvetasime Pauluse koguduses palvetunnis selle väikese lapse eest. Ja siis ma mõtlesin, Jumal, sul on oma palvesõdurid. Kohtades, kus meie ei tea. Kohtades, kus meie ei tea. Ja isegi siis, kui on väga raske ja väga keeruline ja meil vastuseid ei ole, siis Jumalal on tegelikult palvesõdurid seal ootamast. Et see on üks kivi, mida me saame kaasas kanda. Katrin oli selle metteõttaja nimi seal. Ehk sõbrad, iga elu on väärt, iga elu eest tuleb võidelda. Eesti sündivus 22 võrreldes 25. aastaga on Eestis langenud 21, ligemale 21%.
See on surmakultuuri tulemus, sõbrad. Me peame sellele vastu astuma. See ei saa nii jätkuda. Ja võib-olla nende lugude lõpuks, mul on üks lugu veel, mida ma lubasin soomlastele ka ära tõlkida. Kui sa võtad selle kivi ja sa mõtled, kuidas Jumal on sind aidanud ja välja tõmmanud sind olukordadest, siis esita järgmises keerulises hetkes üks hästi lihtne küsimus. Nagu ma enne ütlesin, küsi endalt hästi praktiliselt, kui Jumal eelmine kord mind kuulis, mu palvetele vastas, mind välja tõmbas, kas tema kõrvakuulmine on jäänud nõrgemaks, kas ta silmanägemine on jäänud tönsimaks. Ma arvan, sa jõuad kiiresti vastusele, et ei ole. Ja sellele sa võid tugineda igas oma padalseisus, sa öelda, Jumal, sa tõmbasid mind ennem välja, sa tõmbad mind ka nüüd välja. Üks lugu veel lõpetuseks ja siis see on tõesti viimane lugu. Vanemad olijad koguduses, kes on üle 5 aasta olnud, teavad seda lugu. See on üks mõõga lugu. Selle mõõgaga on nüüd niisugune asi, et homme 5 aastat tagasi oli niisugune päev, kui meil oli jälle teisipäev ja meil oli meeste hommik, ma istusin siin ees reas hommiku kell 7 ja see oli mu 50. juubelipäev ja ma mõtlesin, et ma sellel päeval elan täiesti murevabalt, nagu lihtsalt naudin seda päeva. Aga nagu elus ikka, kui sul on head plaanid, siis päris elu sõidab sisse ja siin kell 7 hommikul ma sain ühe teate oma poja kohta ja ta oli jälle järjekordselt millegagi hakkama saanud ja see rikkus mu hommikuse tuju päris ära sind. Aga kuna me olime siin meeste hommikul, siis lihtsalt nagu kisendasin siin ees pingis Jumala poole, ütlesin, et tead, ma ei tea, mulle nagu aitab. Mingitel hetkedel sa jõuad olukorda, kus sa ütled, et nüüd aitab, nüüd on kõrini. Ja siis ma panin silmad kinni ja Jumal nagu vaimus andis mulle ühe mõõga. Ütles, nüüd hakkad võitlema. Nüüd hakkad võitlema ja olukordade muutust rääkima. Meestomik sai läbi ja ma läksin Veiko juurde ja rääkisin talle seda lugu. Veiko niimoodi huvitavalt muigas, midagi ei öelnud. See oli teisipäev ja pühapäeva õhtu oli meil niisugune suurem sünnipäeva pidu ja siis tuleb Veiko koos 2 sõbraga ja kingivad mulle selle mõõga. Ja see mõõk oli täpselt see, mida ma olin vaimus näinud teisipäeva hommikul siin. Ja oli vist umbes nii, et sa olid palunud mingi 4 nädalat varem, et mida sellele kutile siis kinkida. Jumal ütles, kingi talle mõõk. Ja see oli tal selleks hetkeks tellitud, sellepärast ta vaikselt muigas selle peale siin tollel hommikul. Aga kui Piibel räägib meile 2-terasest mõõgast, sõbrad, siis tulge pärast ja vaadake seda 2-terast mõõka. See ei ole nagu teravaks aetud, aga kujutage nüüd ette, kui see oleks nagu päris teravaks aetud ja sa paned sellega vasakule paremale. Sõbrad, Jumal ei ole andnud meile nagu vaimses maailmas kööginuga, vaid ta on andnud meile mõõga päris asja, suure. Ma rõhutan siin, ma ei kutsu kedagi võitlema päris mõõgaga, aga see on ülekantud tähendus sellest, mida vaimses maailmas, mida on meile antud tegelikult, mis meelevald on antud. Ja kui sa oma meelevallas kahtled, tule pärast teest läbi, ole väga ettevaatlik sellega, sellepärast, et see, mis meie kätte on antud, see lõikab. Ta päriselt lõikab läbi ja see muudab olukordi. Võtame selle kaasa, võtame kaasa kivi, võtame kaasa selle mõõga. Lapsed, te saate pärast seda proovida siin, näed, ma võin teile siin anda, aga olge väga ettevaatlikud sellega. Tahate proovida, katsuge seda. Võta see, sa oled suuremaks, käi sellega laste juures läbi. Aga ole ettevaatlik ära, selle nurgaga, terava nurgaga varba peale pane. See miegan kants on semmoinen tarina, että tarkkaan 5 vuotta sitten oli meille miesten aamu tässä tiistai-aamuna ja mä istuin siellä pinkissä. Ja mä sain tiedon siinä aamuna, että mun poika oli taas tehnyt jotain semmoista, mitä ei olisi saanut tehdä. Ja se ei ollut yhteen miellyttävä ja mulla oli hirmu paha mieli siinä aamuna. Ja kun mä laitan niin silmät kiinni rukouksen aikana, se Herra sanoi mulle, või näytti mulle niin semmoista miekan kuva. Ja se oli tarkkaan samanlainen kuin tämä miekka. Ja kun mä menin meidän pastorin luokse tätä kertomaan, siis hän pikkasen nauroi mulle. Ja muutama päivä myöhemmin oli mulla semmoinen isot synttärit. Ja sitten mun ystävä meidän pastori Veikko
lahjoitti kahden ystävän kanssa mulle sen miekan. Ja sanoi, että herra haluaa näyttää sulle, minkälainen on hänen hengellinen taistelumiekka. Ja tämä miekka nyt, jättäkää siihen niin kuin muistin itselleen, että Herra on antanut meille hengellisessä maailmassa semmoisen taisteluaseen. Tämä ei ole mikään niin kuin keittiöveitsi, tämä on ihan todellinen miekka. Ja kun sinä rukoilet Herra, siis Herra antaa sulle sen miekan, ja sulla on mahdollista muuttaa elämätarinoita, elämähetkeä, kun sä rukoilet ja taistelet neiden edestä. Eli jättäkää se muistin itselleen, Herra on antanut meille kunnon miekan hengellisessä maailmassa. Älkää koskekaa tätä paljon, tämä on todella vaarallinen, mutta muistakaa tästä aamusta, ottakaa mukaan. Elikkä, eesti keeles peab edasi jätkamist. Võtame need mõtted täna kaasa.